ma arvan, et kui mõni ajakirjanik on, siis nad on seal otsas. Armas, kallis, kuri võrukene ja võrukeste sõber, et nii hea on sind täna siin näha ja nagu me näeme, on meil juba ka kiirabi kohal, igasuguste hädadega saab sinna pöörduda ja soovitasin tal seal võimuladvikust ka täna läbi käia. Aga meil on jaanid ukse ees, aga samas on meil väike mure südames ja täna me sellepärast siin ka oleme. Ja Vabaduse teesõit on protest kinnise tsooni loomise vastu ja selle plaani vastu teha siia suur lage harjutusväljak. Et me teame, ma usun, tänaseks on enamus juba kuulnud sellest, et 2017 aastal võeti vastu üks leping, kus anti USA lepinglastele eriõigused Eestis. 2022 aastal Madridis tehti üks kokkulepe meie võimuesindajate poolt. Ja selle sama aasta sügisel me saime teada, et meist võivad saada selle võimuleppe ohvrid. Kui meile Soorus öeldi, et Nursipallu tuleb suur harjutusväljak, esialgu oli ju plaan 20 000 hektarit ja öeldi, et meie peame ära minema. Ja mitte keegi ei ole ühiskonnas seda küsimust ennem arutanud ega küsinud, kas see on normaalne, et kodudest tuleb lahkuda selleks, et keegi kuskil kuldringis tunneks ennast turvaliselt. See natuke meenutab keskaega oma olemuselt. Ja selle vastu me hakkasime ja oleme ka täna sellepärast siin, et me ei nõustu selle plaaniga. Ja nagu ma ütlesin, me oleme vastu selle tee sulgemisele ja selle kinnise tsooni loomisele. Ja meile kogu aeg meedias räägitakse, täna vist juba iga päev, kui hirmus on meie naaber, kui õudne võib olla meie vaenlane. Aga mitte keegi ei küsi, et kas see vaenlane võib tulla ka teisiti. Et kas ta võib tulla näiteks ilma relvata, võib tulla raha ja võimuga, tulla meie Eestimaa, eestlaste maad ära võtma, meid minema ajama. Ma arvan, et see on palju ohtlikum ja tuleb näha ka sinna sõnade taha. Tuleb näha, mis sõnumid tegelikult meedias meile antakse ja kõige tähtsam on jääda ise rahulikuks ja meelekindlaks. Ma tean, et on võimu esindajaid, kes käivad, võtleme nimed ka välja, näiteks Kaupo Kaasik, praktiliselt iga nädal Luhametsa kandis hiilib ringi ja maade omandamise eesmärgil ta seda teeb. Et minul tekib küll küsimus ja ma julgen seda öelda välja, et minu silmis need ametikud, kes niimoodi käituvad, ei erine eriti nendest küüditajatest, kes kunagi andsid infot, kus keegi elab ja kes on kuidagi ebasobiv. Et tänasel päeval me peaks igaüks jääma kindlaks iseendale ja mitte alluma hirmule, mitte alluma diktatuurile. Et kui me seda suudame teha, jääda endale kindlaks, siis me suudame ka oma Võrumaa ja oma kodud alles hoida, oma kogukonnad. Ja see on ka tähtis minu arvates, et kui me oleme siiamaani elanud ja toimetanud koos, näiteks eile oli Nursis jaanipidu, rahvas tuleb kokku ja see on tähtis meile kõigile, et meie kogukond jääks kokku, et Võrumaa jääks ühtseks. Et aitäh, et sa oled tulnud täna seda kõike siia toetama, et ma südamest tänan selle eest ja me jätkame kindlalt ja sihikindlalt selle eest, et see Nursipalu piirkond
ei muutuks kinniseks tsooniks ja mina olen veendunud, et riiki saab kaitsta ka targemini, arukamalt, oma rahvast hoides, mitte ära ajades. Et aitäh sulle, et sa mõtled samamoodi ja oled tulnud seda meie tegemisi toetama. Ja meile on tulnud kõnelema ka Marge Järv. Marge, palun. Head võidupäeva. On kuulda, jah? Head võidupäeval. Pane suu lähema, ole lähema. Siia Sõmerpalu Nursi vabaduse teele sõitjad. Täna oleme tulnud siia, et mõtiskleda Nursipallu ehitatava NATO sõjaväebaasi üle. Kõndides muuseumides olen tabanud end mõttelt, et kui palju relvi on inimene teise inimese tapmiseks läbi sajandite leiutanud ja jätkab seda tänapäevani. Ja ikka arutavad inimesed kaudtule, laeva, tanki ja õhutõrje laskemoona ostude üle. Kes on need inimesed ja miks nad tahavad inimesi sõdadesse saata, kus neid nagu loomi tapetakse? Mõelge, et kas need inimesed, kes sõdida tahavad, kes relvi ostavad ja kes relvi ja laskemoona toodavad ja tarnivad, kas nad on esimesed, kes rindele eesliinile lähevad? Ei, lihtsad inimesed täitku nende rikastumise unistusi. Miks küll inimesed ei saa siin paradiislikul planeedil Maa rahulikult ja sõbralikult elada? Iga naine, kui sünnitab lapse, tahab, et ta lapsel läheks elus hästi. Ta ei taha, et ta laps sõjas ise kedagi tapab või saab tapetud. Osa teadlasi on öelnud, et hea majandamise korral suudab emake Maa need 8 miljardit inimest ära toita. Selleks ei ole sõdasi vaja, mis hävitaks inimkonda. Paljud eestlased on hukkunud mõttetutes sõdades, nii kodu kaitstes kui ka võõrvõimu eest võideldes. Iga sõdur unistab koju jõudmisest. Minu kõige vanem onu hukkus Nõukogude armees Veliki ja Luki lahingus. Ta ei jõudnudki koju. Selliseid sõjas hukkunud sugulaste lugusi on pea igas Eesti peres. Sõdurid kui ka vastupanu liikumise tegelased on hukkunud unistuse eest, et jõuaks ometi koju või et nende järeltulijatel oleks olemas oma kodu. Praegu kuulates uudiseid, et varsti hakatakse Eesti poegasi Ukraina sõtta saatma. Ma küsin, et kelle eest, mille nimel nad peavad seal võitlema. Meie sõdades hukkunud esivanemad vaatavad meid praegu teispoolsuselt pisarad silmis. Paljud eestlased on löönud käega ja öelnud, et mis on meie alternatiiv praegusele riigikorrale. Samas viimasel ajal öeldakse, et unistage suurelt, aga mõtleme suurelt. Miks ei või Nursipalus olla sõjaväebaasi asemel Eesti kodude ja oma Eesti majanduse asukoht? Kas on keegi välja arvutanud palju talusi või uusehitusi mahutaks Nursipallu ehitatav NATO baas? Kui Nursipalu pindala on pea sama kui Tallinna oma, kas ehk ikka sama palju maju ja ehitisi? Mina näen Eestimaad kui maad, kus inimesed elavad ja toimetavad puhta kauni looduse keskel, oma võimete, oma oskuste ja oma loovuse kohaselt. Aastate tagune Kalevi alla peidetud mõte, Eestimaa kui mahemaa, ökomaa, turismimaa, see tuleks elustada. See on ilus ja kaunis pilt. Oleme mehega püüdnud nii meie kui me esivanemate unistuste pildi poole. Oleme päästnud 13 aastat tagasi ostetud ühe väikese talukese, rajanud sinna aiamaakese ja tegeleme seal oma hobidega. Oleme selle üle uhked ja õnnelikud. Minu arust on selliseid inimesi nagu meie Eestis
nagu meie, on Eestis palju. Nii võiksid kõik need inimesed elada Eestimaal, oma unistusi ellu viies. Aga kahjuks meie valitsus pigistab meid oma sõgeda poliitikaga. Jah, meie õnne siin Võrumaal, aga rikub üha suurenev ja laienev NATO sõjaväebaas. Kui must, tossav, mürisev katel me kõrval. Lisaks mürisevale katlale hakatakse edaspidi me liiklemist piirama. Me ei saa kasutada oma rahva rahaga ehitatud teed, ehk täna Nursipalu läbivat teed. Miks? Kas tõesti NATO väed ei suuda seda teed kontrollida? Uusi teesi võib alati ehitada. Aga rahvas peab oma kodumaal saama liikuda mööda kõiki teid. Ja täna sulgeme ühe tee, homme teise, nagu nõuka ajal. Eestlane hiiligu vaikselt ümber oma rahva rahadega ehitatud teede. Paljud tõdevad, et valitud kurssi ei saa muuta. Autod, laevad, lennukid suudavad seda. Miks mitte kõikvõimsad inimesed? Igal ajal, igal hetkel on see muutmise võimalus. Inimesed teavad, et kursi muutus toob kaasa palju hirmu ja segadust. Aga veel rohkem hirmu, ebameeldivusi ja häda toob kaasa ka praegune kurss sõjaväebaasi rajamine Võru linna kõrvale. Kui paljud inimesed juba praegu nutavad oma kodude kaotamise pärast. Mõelge selle peale, kuidas saaks ja peaks kurssi muutma, et neid kohutavaid sõjaväebaase nii Eestis kui kogu maailmas enam ei oleks. Tänan kuulamast.
see valmis saanud, aga noh, oli siis minema või, et ära meid ei aeta, me jääme 2 kilomeetri kaugusele, aga noh, me hakkame siis kõiki neid tagajärgesid siin läbi elama. Ma pikalt ei räägi, ma tahtsin öelda sellist asja, et meie vastas on väga suur jõud, meie vastas on meeletu raha, meie vastas on relvad, meie vastas on administratiivne aparaat ja meil ei ole ju midagi, meil on raha ära võetud. Nüüd võetakse siit need kodud ka ära, see mets, kõik võetakse meie käest ära, aga mõelgem nagu teisipidi. Meid on veel käpu täis ka lisaks, meid ei ole palju, aga kui tugevad me oleme. Meie vastas on meeletu jõud ja nad ei ole suutnud meid ära murda. Et aitäh teile, kes te olete selle eest võidelnud.